2020. aasta Varstu autokross, mis sõidetakse Matsi rajal ajasõitudega on alanud, nagu on saanud heaks tavaks, siis meie ralli.ee koostöös meie hea ja suure sõbra Liqui-Moly Eestiga tegime järjekordse loosi. Auhinnad on päris vinged, nagu oli ka fotolt näha. Meil on nüüd ka võitja. Tere, ralli.ee soovib palju õnne. Äkki võitja tutvustab ennast? Tervist, olen Mattis Määrits ja juba pikemat aega ka krossi välja. Mitmes mäng? Mäng oli esimene täitsa. Ja täitsa esimene mäng, vaatasin, et proovin siis ka kätt, et muidu kogu aeg hoian kätt pulsil, aga ei ole proovinud. Kusjuures kõige huvitavam ongi see, et nagu siin WRC ralli etapp ja siin paar loosi veel see aasta just ongi nii olnud, et esimene ja kohe võit. Ja kohe võitud, et endalgi oli imestus see. Ja kaugelt oli siia tulla? Põlvamaal. Ei ole kaugelt? Ei ole jah. Ja kogu aeg saab siia käinud ka. Ja kogu aeg kätt pulsil hoidnud ikka. Et pädevale inimesele. Ja meil küsimus oli muidugi mõnes mõttes huvitav. Ma ei tea, kui raske oli vastata? Ei olnud väga raske, aga pidi natuke tuletama meelde. Mõtlesin, kas Ott sõitis eelmine aasta või sõitis üle eelmine aasta. Ja küsimus oligi meil Otiga seotud, Ott Kevvai, tere! Vastus oligi õige, et 2 viimast aastat on võitnud suurtes veopagide klassis Ott. Ja Ott on nüüd nii hea ja annab võitjale selle loosikraami üle omade parimate soovide ja sõnadega. Palju õnne! Aitäh! Kuidas oli? Et kas pidid otsima vastuseid või olid mõlemad aastad kohal? Mõlemad aastad olin kohal. Eelmine aasta oli ilus, üle-eelmine aasta oli väga porine ja sombune. Just, eelmine aasta oli väga kole. Ja vastupidi. Eelmine aasta oli väga pore ja sombine ja siis sai ka oldud tütrega koos ja sai lõpuni. Ise vaatasin ka, et vastajaid oli ikkagi üpris palju ja ikkagi paljud teadsid, paljud ei teadsid. Ja paljud panid siia. Ma ei saagi aru, miks nagu pakuti seda 53 klassi võit. Võib-olla ei löödud välja veopagi või toeti veo ja... No aga veopagi kass 53, tegelikult ju küsimus oli ju juriidiliselt korrektne ja aru saada. Et kes ei saanud aru, nagu meie pole sellest süüdi, et nad kõike täpselt ei loe läbi. Aga Ott, vaata nüüd me hakkasime rääkima siin, et üks aasta oli hea ilm, teine aasta oli väga kole. Võtame nüüd sinu meenutused. Kumb aasta oli võita lihtsam, kas eelmine selle ränkraske rajaga või samas jälle konkurendid ka kiired heal rajal, mis oli üle-eelmine aasta? Et kumba võitu sa nagu pead kergemaks ja raske või kumba raske? Kindlasti oli see eelmise aasta võit ikkagi raske, et ilmastikuolud ja ega algusest peale mul ei olnud see kohe eesotsas, et mul oli ikka tükk tegemist, et Philippi Javitsusega nagu võidu sõita, aga kuna finaal õnnestus ja sain stardist ilusti minema, et siis tegelikult kui juba ette ära said, siis ega raske rajaga ainult üks kindel jälg, kus sõita. Ja kui saad ette, siis oledki esimene. Ja siis sa pead lihtsalt ära kannatama selle 10 ringi rasket rada ja nii see tuli. Et esimene aasta oli see, et kuna see mõlemal aastal olid erinevad pagid ja just tegelikult kohe võistlusel istusin alles autorooli, et jah, et 2 erinevat autot, et lihtsalt see kohanemine võtab algul aega, et kindlasti lihtsam, kui sa saad selle autoga mingid kilomeetrid ette sõita. Aga ei, ma arvan, iga võistlus on kõigi jaoks samast kohast algab ja lihtsalt peab kohanema selle olukorraga. Ja kõva mees kohaneb ja tuleb võidule, nii lihtne ongi. Ja peab õnne ka olema, et tehnika peab vastu teema. See aasta sind roolisse ei ole? Kahjuks, et plaan oli, aga ei jõudnud autot kokku ja proovime, äkki jõuame Tapaks välja peame ikkagi sealt. Nii et fännidel on ikkagi lootus näha siin veel see aasta raja. Soov oli siin kodurajal sõita, aga lihtsalt ei olnud võimalust. Kahju, aga loodame, et Tapal see muutub ja sa oled kohal. Ja Tapaks tuleb meil ka uus loosimäng. Nii et võta kindlasti osa. Võta kindlasti osa, mine sa tea, võib-olla Fortuna, kui õieti vastad, naeratab veel kord. Seniks kõikidele suur tänu ja ootame huvitava põnevusega algavat krossi.